Novembri viimane nädal oli üle-euroopaline jäätmetekke vältimise nädal, mille käigus kutsuti inimesi üles, et nad kasutaksid ressursse mõistlikult ja üleüldse eesmärk oli arendada inimeste teadmist sellel teemal. Ja sellega seoses on meil täna saates Eesti pandipakendi esindaja Kertu-Liina. Tere! Tervist! 2012. aastal alustasite te keskkonnahariduse projektiga. Mida see endast kujutab? Ja just tegelikult siis tänaseks ligi 3 aastat tagasi sai selle projektiga alustatud ja kõigepealt me siis kuulutasime välja projekti, kus me kutsusime üldhariduskoole üles pandipakendit koguma. Sellel hetkel oli see projekt väga aktiivselt seotud just spordiga, et meil seal Gert Kanter, Mart Poom, Mart Jaljand ja Gritšeteikoid projektis. Ja selle projekti raames koguti siis kokku ligi 44 000 pakendit ja selles projektis oli kuskil 70 kooli üle Eesti. Ja eelmisel aastal me siis jätkasime selle projektiga ja selle raames siis toimusid meie uues pakendite käitluskeskuses erinevad õppeekskursioonid. Ja siis selle projektiga me suutsime puudutada siis kuskil 3200 last. Ja käesoleva projekt on siis, sai alguse tegelikult novembri algusest, kus siis me oleme valmistanud ette õppekomplektid, mida me siis jagame taaskord koolidele tasuta. Ja need koosnevad siis nendest samastest pakendinäidistest ja erinevatest lugemismaterjalidest, voldikutest ja infomaterjalid, mida siis saab tunnis hästi aktiivselt kasutada. Kui palju siis hetkel neid kooli umbes on, kes selles projektis osalevad või oskad öelda täpselt umbes? Jah, ma lõin need numbrid tegelikult eile kokku ja koole projektis on kuskil 115 ja õppekomplekte on tänaseks välja läinud kuskil 185. See on päris hea vist ju. Arvestades Eesti mastaapi või? Kahtlemata, et me ei olnud tegelikult valmis sellisteks numbriteks, et me oleme pidanud siis siin aktiivselt reageerima ja muretsema juurde erinevaid vahendeid. Ehk siis see oli ikkagi hea positiivne? Absoluutselt, mida rohkem mida suurem enamuse lasteni me jõuame selle sõnumiga, seda tähtsam see meie jaoks kahtlemata on. Aga nüüd novembris te alustasite vist 3. etapiga, kus te siis teete nüüd koostööd Ott Sepaga, olete teinud õppevideod, et kuidas siiamaani tagasiside nendele videodele on? Ma tegelikult olen keskkonnatunnis ka ise meie käitluskeskuses seda videot kasutanud ja nii täiskasvanute puhul kui ka laste ja noorte puhul on see tagasiside olnud väga hea. Et seal on tõepoolest siis ühendatud omavahel selline meelelahustuslik aspekt ja samas siis ka selline teoreetiline pool, et me tahtsimegi õpilaste jaoks teha selle hästi atraktiivseks, ei oleks sellist kuiva materjali, vaid et saaksid siis läbi sellise meelelahutusliku külje selle taaskasutamise teekonnaga tutvuda. Aga miks te just valisite Ott Sepa endale selleks koostööpartneriks siis või miks just tema? Ott Sepp on kahtlemata, ma arvan, Eesti üks vahvamaid humoriste ja sellepärast kindlasti siis langes ka otsus tema kasuks, et meil oli tegelikult laua peal tõepoolest mitmeid erinevaid näitlejaid. Aga kui nüüd Ott tuli teile neid õppevideosid tegema, kas te andsite siis Otile täiesti vabad käed või teil ikkagi oli mingi story talle ette antud? Ikka oli story ette antud, et meie kui kindlasti spetsialistid selles valdkonnas siis kõigepealt panime kokku selle materjali, mis peaks olema just taaskasutamise teekonna poole pealt ja siis stsenarist kirjutas sinna juurde siis selle meelelahutusliku külje ja kindlasti oli suur osa Kotile endal, et kui me oleme võtteplatsil, siis kahtlemata tema nägi võib-olla mingid situatsioone pisut teistmoodi ja võib-olla soovis ka natukene naljakamalt need lahendada. Nagu me kõik teame, siis Ott on hetkel küllaltki üks kõige populaarsemaid näitlejaid Eestis ja tahetumaid, et kuidas te meelitasite Ott Sepa siis nii-öelda endale ja kuidas te saite ta endale, et kas ta tegi seda kõike vabatahtlikult või ikkagi olid seal mingid summad mängus või? Jah, seal olid ikkagi paratamatult summad mängus, sellepärast, et iga näitleja soovib oma töö eest saada ka raha, eks ole. Aga selle, kuidas Ott reaalselt ära räägiti, ausalt ma ei oskagi selle vastata, sellepärast seda peaks küsima siis meie tootjafirmalt. Aga ma usun, et eks tema enda jaoks võib-olla oli ka seal mingi puutepunkt, et mis on tema jaoks võib-olla oluline, aga seda peaks temalt endalt küsima. Kui nüüd tagasi tulla, siis kas haridusprojektil on mingid uued asjad tulemas või kus maal te praegu olete? Seda, mis saab järgmine aasta hetkel öelda ei tea. Ma tean seda, et ma ise tunnetan siis turundusinimesena seda, et me on täiesti puutumata siis lasteaialapsed, kellega tegelikult peaks ka väga aktiivselt tegelema, et üldhariduskoolide suund on kindlasti väga vajalik, aga seal ikkagi juba lapsel on enam-vähem võib-olla välja kujunenud mingisugused arusaamad või käitumismustrid. Ja kindlasti see on järgmine sihtgrupp, kellega tahaks väga tegeleda. Väga hea,
aga nagu saate vaatajad võivad näha, siis meil on siin midagi väga põnevat, et äkki sa tahad rääkida, mis meil siin on? Ja kindlasti. Siin laua peal on mul siis plastpudeli taaskasutamise ahela nii-öelda etapid. Et kõigepealt, kui siis panna see pandipakend, mis on plastpudel, taaraautomaati, siis seejärel see plastpudel helvestatakse. Me kindlasti sorteerime selle juba ka siis ka värvi järgi, vastavalt siis heledaks ja tumedaks. Ja seejärel siis tehakse sellest helbest graanul. Sulatatakse sellised plastikujoad, hekseldatakse ära ja jahutatakse maha ja seejärel siis tuleb vastavalt tumedast helbest tume graanul ja heledast helbest siis hele graanul. Ja sellest näiteks saab siis teha edasi plastpudeli toorik. Toorikud näevad välja sellised. See puhutakse siis täis ja seejärel siis torime meie oma jooke selle seest või saab teha näiteks sellest graanulist niiti või lõnga tõmmata ja sellest saab teha erinevaid riidematerjali, nagu näiteks, siin on näited ka mul, on köögipesulap, on tolmuimeja filter, vaip, fliis, pusa, vatiin, mida iganes, et see kasutusala on tegelikult väga lai. Ja samamoodi võib-olla hästi paljud ei tea seda, et näiteks 7 suurest plastpudelist saaks teha 1 jalgpallisärgi. Meil on reaalselt ka olemas siis tippvõistlusi nii MM kui ka näiteks EM, kus siis reaalselt on siis rahvuskoondised olnud, kes on selliseid särke kasutanud. Väga äge ju. Aga aitäh, Kertuliina! Ja nüüd midagi inimestele, kes tunnevad huvi kulinaarse maailma vastu ja soovivad osa saada ettearvamatutest sündmustest.